Tere! Minu nimi on Janeli ja te vaatate erisaadet Meie inimesed. Stuudiosse on jõudnud 12. E-klassi õpilane Kirsika Kirsi. Tere! Tere! Räägi endast paari lausega. Ma olen Kirsika, elan Tartus, õpin Petersoni koolis. Hetkel tegelen tantsimisega. Olen sellega juba 12 aastat tegelenud ja õpetan ka väikseid lapsi. Annan neile koreograafiatunde. Mainisid, et oled ise noorte tantsijate juhendaja. Kuidas õpetades oled ise enim õppinud? Ma õpin õpetades kogu aeg, et ükski minu trenn ei möödu ilma, et mina sellest midagi õpiks. Ja ma mainiski siia ära, et üks tähtsam asi, mis ma olen avastanud trennides, on see, et lastega tuleb leida kompromiss. Sa ei saa lasta lastel endale pähe istuda ja sa ei saa suruda kellelegi enda ideid pähe. Sa pead leidma selle kesktee, et nii sul oleks õpetajana mugav, kui ka lapsel oleks trennis mugav. Kas eelistad tantsukoreograafia väljamõtlemist või selle tantsimist? See on raske valik, aga ma valiksin siiski tantsimise, kuna see on minu arvates rohkem väljakutsuv ja paneb mind rohkem pingutama. Näiteks, kui on esinemised, siis mulle väga meeldib see tähelepanu, mis ma sealt saan, et pealtvaataja suunabki kogu oma tähelepanu minule ja tantsule. Ja näiteks, kui ma käin workshopidel ehk siis töötubades, siis seal alatihti filmitakse tunni lõpus koreograafia ülesse ja selleks ei jäeta väga palju aega, ehk siis valitakse teatud õpilased välja, kellel tuleb paremini välja kava ja need võetakse filmi. Ja see paneb minu arust mind vähemalt rohkem pingutama, et koreograafia tuleks ilusti välja. Milline oli sinu lemmikõppeaine Petersoni koolis? Ma arvan, et minu enda valitud moodul inglise keel muutuvas maailmas, kuna see oli väga põnev ja ma sain iga kord uue õpetajaga kohtuda, et kuna seda tundi oli igal kooliaastal 2 korda, 2 kursust nii-öelda siis, ja iga kord oli uus õpetaja, uus teema, siis see oli väga põnev. Ma õppisin näiteks sugulist eneseväljendust, Briti ja Ameerika kultuuri, kuidas raamatust saab film ja palju muud. Kõige enam ma arvan, et mulle jäidki meelde Estra Briti kultuuritunnid ja Eda amerikanistika tunnid, kuna nad olid tõesti niivõrd põnevad tunnid, et ma jaksasin tund aega järjest õpetajat kuulata. Kuidas sa enda tee tantsimiseni leidsid? Leidsin oma tee tantsimiseni 1. klassis, kui ma liitusin enda põhikooli tantsuringiga. Liitusin ma just sellepärast, et mu suurem õde seal tantsis ja sealt mu väike tantsupõsik siis alguse saigi. Milline see õpetaja ütlus jääb sulle kõige enim meelde? Kindlasti Saima Tamme ütlus, et sa ei tulnud keskkooli ega matemaatikatundi oma tagumikku soojendama, vaid õppima. Et ma selle väitega totaalselt nõustun. Kui hästi sa tunned õpetajaid, kes on sulle tunde andnud? Mõnda õpetajat rohkem, sest et läbisaamine on olnud hea, mõnda õpetajat vähem. Just sellepärast, et tunde on olnud vähem või siis on väga palju distantsilt olnud, et selle tõttu ka mõni õpetaja on nagu siuke tagaplaanile jäänud, et ma ei tunne teda väga. Okei, aga me paneme su kohe proovile. Mäng on lihtne, me näitame sulle emojisid ja sa pead ära arvama, mis õpetajad need iseloomustavad. Ma arvan, et see võiks olla ajalooõpetaja. See on siuke hallikas ja. Et, jah. Kas sa soovid vihjet saada? See ei olnud õige vastus. Vihjet. Ta on juhatuse liige, tõi Petersoni puuviljad. Ta armastab taliujumist ja jooksmist. Okei, ma pakun direktor äkki. Merike, kas ta on õige vastus, jah? Anneli Jõgioja. Peeter Koorep. Väga tuttava näoga, aga ei tule hetkel. Ma annan sulle vihje. Ta on matemaatikaõpetaja. Ta perekonnanimi on üks Pill, Laena, Vanemuine. Kannel. Eve Seedre. Just nii. Millise sportliku saavutuse üle oled kõige uhkem? Kindlasti selle üle, kui ma põhikooli lõpuklassis jõudsin orienteerumises 3 parima hulka. Kuna ma olen orienteerumises väga halb ja
kaarti ma üldse lugeda ei oska, siis see oli küll nagu väga suur üllatus, et ma 3 parima hulka jäin. kuidas õppimine Petersoni koolis ja tantsimine sinu jaoks sarnanevad? Õppimine ja tantsimine on mõlemad väga vaevanõudvad tegevused ja tulemus tasub end ära. Samuti iga aasta pidime kehalise kasvatuse tunnis tegema kas tantsukava või jõukava. Kunagi ma tantsukava ei teinud, ma läksin lihtsamat teed pidi, tegin jõukava. Ja kui ma 10. klassis käisin, siis korraldati niisugust võistlust nagu aeroobika miss. Mul on väga kahju, et seda viimased 2 aastat ei ole korraldatud, sest see oli väga põnev ja tore üritus ja see andis kõikidele tantsuhuvilistele võimaluse proovida. mis värvi on sinu jaoks Petersoni kool? Kuna enamjaolt on kool halli värvi, siis seostabki just see värv esimesena, aga selle halli keskelt tulevad esile siis punased ja sinised värvilaigud tänu koridoris olevatele punastele ja sinistele laudadele. kui sa peaksid kooli tutvustama uutele ühe lausega, mis see oleks? Kui sa ei soovi, et su keskkooli tee jääks üksluiseks, siis meie moodulite rohke kool on sinu jaoks õige koht. väga hästi öeldud. kus näeme sind 5 aasta pärast? Loodetavasti eduka koreograafina ja äkki ka suurtel lavalaudadel. aitäh, et sa tulid. täname, et vaatasite erisaadet Meie inimesed. kohtume juba järgmiste külalistega.